tere tulemast Rakvere staadionile ja Eesti jalgpallimeistrivõistluste esiliiga mängus on vastamisi Rakvere jalgpalliklubi Tarvas ja Viljandi jalgpalliklubi Tulevik. Jüris Sahkur, Tarvo väravaht, väga valus 0-1 kaotus mulkidelt ja koduplatsil suure rahva hulgas. Ja, kahjuks jalgpall on siuke mäng, et kui ise ei löö, siis lüüakse sulle ja paratamatult, kui me jäime ühe mängija käime vähemusse, siis ma ei tea, siis nagu mõeldigi, et ops, nüüd on olemas ja võib nagu koju minna selle ühe punktiga, aga jalgpallimängus ei saa niimoodi mõelda ja ilmselgelt nemad lõid meile selle ühe ära, oligi mäng tehtud, midagi ei ole teha. Kirjelda seda situatsiooni ka, et oli seal midagi ette võtta selles situatsioonis, millest meile värav sündis? Ja iga värava puhul on midagi ette võtta, aga konkreetselt ma ei mäletagi, minu poolt vaadati siis vasakult äärelt vist ja pandi diagonaal, pandi paremalt äärelt vasakult pandi teise äärde ja oligi olemas, et kõik vennad olid juba läinud juba ettepoole ka, kuna oli juba, mis oli 91. minut, et midagi ei ole teha, jalgpall. Kahtlemata oleks vähemalt viigipunktiga tahtnud väljakult lahkuda. Võõrsil suutsime viigi välja võidelda tuleviku vastu. Ja kindlasti, et ma ei ütleks, et Viljandi vääris seda võitu, sest esimesel poole ajal meil olid paremad võimalused, et kiitus nende väraväile, kes oli mees omal kohal ja teinud ära, eks ju. Aga neil oli põhimõtteliselt siuke üks moment ja see oli paraku siuke, mille kõik oleks ära löönud, kes iganes oleks seal väravas olnud. Mängu lõpuviljade kõlades said veel väljaku kohtunik Toomas Nõmmistelt kollase kaardi, tunded käisid üle? Ütleme niimoodi, et see viimane vend saatis mind kuhugi musta auku ja mida mul on siukse vennaga teha, ilmselgelt ma jätta asja niimoodi, et tema poolt siuke loll käitumine ja minu poolt muidugi loll, et ma oleksin võinud rahulikuks jääda, aga paraku ei jäänud. Positiivselt oli ka nüüd sellel nädalal, sind on valitud Eesti U23 koondise kandidaati sekka ja tulevalt kolmapäeval, nagu ma aru sain, on siis ees ootamas mäng Läti B-koondisega. Jah, et endalegi üllatuseks tuli siuke kutse reedel vist, et ma ei tea, et teisipäeval ja kolmapäeval trennid ja vaatame, mis saab, et pole muidu nende samade poissega olen 2-3 aastat koos mänginud, et eks sulle paista, kes on paremaks läinud, kes halvemaks läinud, et jah, siis olla paista. Kas sul lootust väljakule ka pääseda? Kui tihe on konkurents U23 koondise väravahtide
nii-öelda pingil? Ütleme niimoodi, et koos minuga on 3 väravahti, 2 pääsevad mängule, et elame-näeme. Et eks ole näha, ma ei hakka midagi prognoosima siin praegu. Ühtlasi tähendab see seda, et sul jääb järgmine liigamäng vahele 5. siis Kiviõlis. Kui koondisse valitakse, siis jääb, aga kui ei valita, siis ma olen kohal, et selles suhtes pole probleemi. Selge, me igal juhul hoiame sulle pöialt, et sa saaksid ka koondise ridades taas väljakule astuda ja edu järgnevateks mängudeks esiliigas. Aitäh. Hea meel näha toetajaid samuti Rakvere Tarva jalgpallimeeskonna kodumängule kaasa jäämas. Mis mulje sulle mäng jättis? No vaata, see mäng oli täpselt sellest mastist, et kui ise ära ei löö, lüüakse sulle. Et Tarval oli esimesel poolajal päris mitu head võimalust ja ka teisel poolajal oli võimalusi. Ja isegi enamus teises poolajas, kui mängiti 11 10 vastu, siis ei suudetud need momente ära realiseerida ja lõpus siis vastane siis oli õnne ja minu arust, ma ei ole küll nüüd veel nii-öelda nagu kuskilt videot näinud, aga minu arust oli see tegu suluseisuga. Et aga seda peab siis videost vaatama. Üldpilt, kuidas poisid tunduvad, kuidas meeskond tundub? Kas on materjali, ütleme niimoodi, tulevaks hooajaks meistriliiga pürgida? Materjali kindlasti on, aga eks materjaliga on niimoodi ikka, et kui tööd ei tee, siis ka midagi ei tule. Et materjal võib olla, aga vaeva peab nägema ja trenni peab tegema ja sellepärast ka Aqua Spa jalgpalliklubi toetab, et võimaldada poistel paremini treeninguid teha nii ujumise näol kui ka jõusaalis. Kui pika toetuslepinguga tegemist on, et hiljaaegu te käed omavahel lõite? Jah, tegelikult ütleme, me leppisime siis kokku juba mõni aeg tagasi, aga ametlikud vormistasime eelmine nädal. Mis ma räägin sulle? Me vormistasime ametlikud selle nädala teisipäeval ja leppisime kokku 2-aastase toetuslepinguga. Selge, nii et on oodata ka Agva selliseid töötajaid võib-olla rohkem mängule kaasa elama peale siis juhtfiguuri. Kindlasti toome oma nii-öelda ettevõtte inimesi ka siia, aga tegelikult mul on rõõm näha, et tegelikult on jalgpalli hakanud inimesi hulga rohkem vaatamas käima kui võib-olla 3-4 aastat tagasi ja selleks on kindlasti ka põhjus see, et Tarvas on ka mängima paremini hakanud ja ma usun, et ühel päeval me näeme, kui see tribüün on siin päris täis. Aitäh sulle ja edu Agvale samuti! Aitäh!